Austatud kindral Riho Ühtegi, lugupeetud regionaalminister Madis Kallas, lugupeetud Toila vallavanem Eve East, lugupeetud Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Toomas Tamm ja kõik teie, kes te tublid jahimehed olete siia tulnud. Ma Tõnisele lubasin, kuna nii ekstreemne rongkäik tehti meil sellel aastal, siis ma puudutan ainult 3 võib-olla tähtsamat punkti, mida ma täna väga oluliseks pean. Esimene asi, ma mõtlesin pikalt, et millega meie jahimeeste kokkutulekut võrrelda. Ja meelde tuli 13. noorte tantsu- ja laulupidu, mis meil just alles oli. Kärgatas kõu, tuli vihma, korra läks lauluväljaku plats tühjaks. Meid saadeti täna maalt Hanerivis läbi ja ka plats tühi ei ole, kõik olete siin. See näitab tegelikult selle jahimeeste ühtekuuluvust. On meil raskemad ajad, on meil kergemad ajad, me oleme ikka kõik siin koos ja ka viimased jõuavad sealt maalt varsti, ma loodan välja. Teine asi, mille peale ma mõtlesin, oli eelmise aasta keerukus, et kui ma võtsin 4. korda vastu otsuse, et Eesti Jahimeeste Seltsi juhina jätkata, siis ma tahaksin siin tegelikult kõiki meie väga tegusat juhatust tänada. Tahaksin teid, head Eesti jahimehed, tänada selle eest, et kogu selle kasutusõiguslubade pikendamise ajal oli ka meie seas neid, kes tegelikult soovisid seda kogukondlikku jahindust lõhkuda, aga see ei õnnestunud neil. Ja tänaseks me võime öelda, et pea 300 seltsi on oma pikendamise kätte saanud ja loodan väga, et 10 aastat on rahu ja mina olen ka kunagi oma volinike koosolekul oma lubaduse täitnud. Kolmas väga tähtis ja miks meie üritusest täna võtab ka osa kindral Riho Ühtegi on, me kõik teame tegelikult, mis siin läheduses toimub. Me kõik teame, kui tähtis on laiapõhjaline riigimaad, seda kindlamana me kõik siin riigis tunneme. Ma usun, et me oleme kõik seda meelt, et meie emad, isad, vanaemad, vanaisad, kes te kõik siin olete. Minu ema ei jõudnud Eesti Vabariiki ära taasiseseisvust ära oodata. Isa jõudis. Mina tahaksin, et meie lapsed saavad tulevikus seda iseseisvust kõik nautida. Aitäh teile! Head inimesed, meil on ainult rõõm tervitada siin Toila vallavanemat Eve East. Austatud kindral, minister ja kõik kauväärsed jahimehed, jahinaised, nende toetajad, sõbrad. Tere tulemast Ida-Virumaale. Ida-Virumaa on võlumaa ja loomulikult Toila vald ja Kohtla-Nõmme. Täna veendusite, et üllatusi täis Ida-Virumaa ja Toila võib olla teie vastuvõtjaks. Ma loodan, et see teekond ei jää teil siia viimaseks ja maal käia on veel teisi käike ka. Täna seda kahjuks ei olnud võimalik rohkem teha. Ja eriti hea meel, et esimene jahimeeste kokkutulek oli Orupargis ja siit teile üleskutse. Tulge külastage ka meie virtuaalpresidendi lossi. Igal juhul soovin teile mõnusat kolm ja tulge tagasi. Aitäh teile!
ja nüüd, head inimesed, on au ja rõõm tervitada siin meie keskel ja paluda lavale Kaitseliidu ülem kindralmajor Riho Ühtegi. Head kaitseliitlased, keda ma siin juba täna tervitanud olen, aga kogu rahvas, kes siia koondunud on, Eesti jahimehed, jahinaised, nende pered. Vaatan siin seda tohutu suurt rahva hulka ja mul on uhke tunne südames. Süda hüppab rõõmust, nähes, kui palju püssimehi on tegelikult siia täna kogunenud. Et see leping, mille me täna alla kirjutame, koostöölik kokkulepe, on formaat, mis ma loodan, et tegelikult ei jää lihtsalt paberile, vaid ühte või teistpidi me hakkame sellega rohkem koostööd tegema. Hakkame asju samas suunas vaatama ja tulevikus kas kaitseliitlastena või jahimeestena vahet ei ole, oleme valmis paremini seda meie Eestit kaitsma. Ei taha siin täna teie pidupäeva rikkuda pika kõnega, seetõttu soovin teile hästi vahvad 3 päeva. Loodame, et ilm on pigem selline, mitte selline. Ja isegi kui sajab vihma, siis ma ütlen teile, 5 aastat tagasi, kui ma olin veel erioperatsioonide väejuhatuse ülem, siis just nimelt Metsatolli kontsert oli meil ja see oli täielikult paduvihmas ja see oli kõige parem kontsert üldse, mis sai olla. Igal juhul meie külalised ütlesid, et me oleme hullud tõprad eestlased. Vot nii, aga soovin teile ägedat üritust ja siis, kui ükskord üritus läbi saab, siis teokat jahimeheks olemist ja tugevaid tegusid meil omavahel organisatsioonide koostöö raames. Nii et tervitan kõiki neid, keda ma juba tervitanud olen ja kõiki neid, keda ma veel ei ole, keda ma jõuan. Suured tänud. Me jätkame. Palume lavale Riigikogu Keskkonnakomisjoni esimees härra Tarmo Tamm. Jahimehed ja head jahinaised. Olete olnud heaks partneriks Eesti riigile ja selle eest tahan ma teid tänada. Et olgu see halduslepingu täitmine Keskkonnaministeeriumiga või Aafrika seakatku tõrjumine Põllumajandusministeeriumiga või hulukite arvukuse reguleerimine või hukkunud teedel hulukite eest hoolitsemine nende viimasel teekonnal. See kõik on väga suur panus. Kaasaegse Eesti kogukondliku jahinduse on sisuliselt praktilise looduskaitse oluline osa. Ja seega te kõik võidate ennast pigada looduse sõpradeks ja keskkonnahoidjateks ja ka selle eest võib teid tänada. Riigikogu Keskkonnakomisjoni poolt soovin teile edu edaspidiseks, head pidu ja toredat olemist. Aitäh!